jätsin 12. klassi pooleli omal ajal, et minna katuseid paigaldama, tegema. Ja vahepeal mõtlesin, et ma tahan siis ehituse peal karjääri edasi teha. Läksin ka veel, lõpetasin uuesti 12. ära, et ma saaksin edasi teha, aga siis ma ikkagi nägin, et see pole minu jaoks. Tänaseks igapäevaselt ma juba tegelen oma pagaritoodetega, pagaritoodete väljamõtlemisega, küpsetamisega. Kool oli minu jaoks nagu hüppelaud, et mis aitas mul saada kiiremini sinna, kuhu ma soovin, kui ma oleks omal käel jõudnud. Et minnes pagariks õppimas, siis ma vähendasin tunduvalt oma eelmist eriala. Siis kui olid õppepäevad, et nagu tsükliõppes, et siis käisin õppimas, kui vaja oli, siis küpsetasin ja siis tänu sellele jäigi selle ehituse peale ja nii vähe aega, et ma nägin, et ma pean sellest loobuma. Mulle ei meeldi, kui minul asjad venivad ja ma ei taha nagu teistel ka venitada. Mind on motiveerinud see, et ma suudan omale tõestada, et ma suudan selle lõpetada, mis ma olen ette võtnud. Plus pagari osas on see, et kuna ma olen ise nii suur huviline sellele, et siis ma ei taha isegi ühtegi päeva ega tundi loobuda õppimisest. Õnnestus käia siis Erasmuse raames 6 aega Iirimaal praktikal. Nende tehnoloogiad ja küpsetamisviisid on natukene teistsugused, kui meie oleme siinpool harjunud. Et öeldi, et kui otsustan, et kooli lõpetan, et tahan, siis pakuti tööd, et võin Iirimaale kolida ja tööle minna. Et sügisel kindlasti avan ma ka oma esimese pagarikoja, mis pakub siis mu oma valmistatud tooteid, oma välja töötatud retsepte, pluss siis ka veel lisaks on kõrval pood, mis pakub siis mahe- ja väiketalunike tooteid. Mina soovitan inimestel minna õppima alati edasi. Esiteks tutvuste pärast, mis võivad kesta kuni elu lõpuni, pluss kuulata oma sisetunnet ja minna õppima seda, mis sulle reaalselt meeldib, mitte seda, mis vanemad omal ajal käskisid.